USA president Donald Trump ütles Iisraeli peaministrist Benjamin Netanyahust avalikult lahti ning tema saadik Jared Kushner on juba kohtunud Hamas esindajatega, kes paluvad Trumpil avaldada Iisraelile survet Gaza sektori küsimuses. Täna kirjutab väljaanne Axios, et kui Netanyahu ja Trump kohtusid 2 nädalat tagasi ovaalkabinetis, küsis president peaministrilt, kuidas tal läheb küsitlustega enne 27. oktoobri valimisi. Netanyahu jäi vastusega jänni ja tema eest vastas üks nõunikest. Härra president, ta võidab. Aga probleem on selles, et see ei vasta tõele ning Trump pole seni kordagi avalikult toetanud Netanyahut valimistel. Kuigi ajakirjanikud on seda Trumpilt viimase paari nädala jooksul juba 4 korda küsinud. Ja samal ajal ütles Trump ise Fox Newsi kanalile, et ta eelistab mitte sekkuda Iisraeli valimistesse. Järgneb tema tsitaat. Ma arvan, et minu jaoks on kõige sobivam mitte osaleda Iisraeli valimistel. Aga ma võin kedagi toetada. Nagu te mäletate, varem ei takistanud Trumpi miski ühegi kandidaadi toetamist. Näiteks Javier Mileid Argentiinas või Viktor Orbanit Ungaris. Mitte miski ei takistanud teda. Aga nüüd ütleb ta äkki, et jääb neutraalseks. Ja kõik ootasid, et Trump toetab siiski Netanyahud. Selles saates analüüsime, mis tegelikult toimub 2 liidri vahel ja milliseid läbirääkimisi peetakse Gaza sektori üle, sest ka see suund on aktiveerunud. Jared Kushner kohtus juba Hamasi esindajatega ja kohtub täna Netanyahu kabineti esindajatega. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal ja pange saatele like. Ja ärge unustage pärast vaatamist kommentaari jätta. Võib-olla miski kõretab teid või soovite millegagi jagada. Arutleme. Aitäh! Alustame siis numbritest, mis selgitavad Donald Trumpi ettevaatlikkust. Küsitluste järgi saab praegune Netanyahu koalitsioon Knessetis 49–53 kohta. See on märgatavalt vähem kui praegused, 68 kohta, mis teil praegu on, ja vähem kui 61 kohta, mis on valitsuse moodustamiseks vajalik. Opositsiooniparteid saavad seevastu 67–70 kohta. Ja siin on Netanyahu peamine rivaal. Iisraeli kaitseväe endine peastaabi ülem Gadi Eisenkot edestab teda usaldusreitingutes enamikes küsitlustes. Samas ei pea Netanyahu tingimata üldse võitma. Ausalt öeldes piisab talle lihtsalt sellest, kui ta ei kaota. Tema peamine ülesanne on praegu koguda piisavalt hääli, et vastased ei suudaks moodustada valitsust ilma Iisraeli ja Araabia parteide toetuseta. Kui kumbki pool ei kogu enamust, jääb Netanyahu peaministri kohusetäitjaks veel mitmeks kuuks kuni uute valimisteni. Ja selline stsenaarium on praegu täiesti reaalne. Aga Trumpi toetus võiks veenda valijaid, et Netanyahu on endiselt ühel lainel Ameerika presidendiga, sest selles on juba suuri kahtlusi. Ja Iraani sõja esimestel nädalatel olid mõned Trumpi lähedased nõunikud kindlad, et ta toetab Netanyahut tulevastel valimistel. Ta teeb seda avalikult ja peaaegu oleks ta isegi panustanud tema valimiskampaaniasse. Samal ajal nõudis Trump valjuhäälselt, et peaminister Netanyahu armu antaks ja tema korruptsioonijuhtum lõpetataks. Kuid sõja venides hakkasid 2 liidri välispoliitilised eesmärgid ja sisepoliitilised huvid lahknema. Olukord muutus. Viimase 3 kuu jooksul on nende vahel tekkinud üha rohkem erimeelsusi. Ja mitte ainult Iraani, vaid ka Liibanoni ja Gaza sektori osas. Viimaseks episoodiks, mis nende suhteid teravdas, sai Benjamin Netanyahu avalik keeldumine Donald Trumpi rahunõukogu plaanist Hamasi relvitustamiseks Gaza sektoris. Mul oli sellel teemal eraldi saade siin YouTube'i kanalil, et kõik tingimused oleksid arusaadavad. Seega, kui te selle kogemata vahele jätsite, minge ja vaadake seda. Ja parem oleks, kui te telliksite kanali ja vajutaksite kellukesele, et mitte ühtegi saadet maha magada. Ja nüüd ütles üks kõrgetasemeline Valgemaja ametnik, et seal peeti seda Netanyahu avaldust pigem valimiseelseks manöövriks kui reaalseks poliitiliseks seisukohaks. Järgneb tsitaat. Me mõistame Bibi poliitilisi vajadusi. Meil pole sellega probleemi, kuni ta jätkab seda, mida me temalt palume. Eriti mis puudutab löökide ohjeldamist Gaza sektori pihta.
eelmisel nädalal rääkis Netanyahu telefoni teel Trumpi erisaadiku Jared Kushneriga ja lubas anda rahunõukogu plaanile võimaluse hoolimata omaenda skepsisest. Samuti kohustus ta vähendama lööke Gaza vastu, et saaks alata demilitariseerimise protsess. Sellest ajast alates Ameerika ametniku andmetel on Iisrael tõepoolest korraldanud Gaza vastu palju vähem rünnakuid ning armee on viinud väed tagasi niinimetatud kollasele joonele. Just seal, kus ta pidi olema vastavalt kokkuleppe tingimustele. Ja täna kohtub seesama Kushner pärast kohtumist Hamasi esindajatega Netanyahuga. Tuletan meelde, et Donald Trumpi erisaadik ja tema väimees Jared Kushner kohtus Egiptuse El Alameinis Hamasi juhi Halil al-Hayyaga, et taaselustada Trumpi rahuplaani elluviimist. Läbirääkimistel osales ka rahunõukogu direktor Nikolai Mladenov. Selle kohtumise peamine eesmärk oli deblokeerida rahualgatus pärast seda, kui Iisrael lükkas tagasi pakutud teekaardi võtmeelemendid. Lisaks läbirääkimistele Hamasi esindajatega pidas Kushner kohtumise Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisiga. Ja selle taustal, nende erimeelsuste taustal tegid 8 riigi välisministrid ühisavalduse, milles mõistsid hukka Iisraeli keeldumise Trumpi rahuplaanist ja hoiatasid, et see otsus võib kaasa tuua katsed sõda peatada. Need 8 riiki on Jordaania, Araabia Ühendemiraadid, Indoneesia, Pakistan, Türgi, Saudi Araabia, Katar ja Egiptus. Siin on kõnekas ka Hamasi enda seisukoht. Rühmitus pöördus otse Trumpi rahunõukogu poole otsese palvega sundida Iisraeli plaani täitma. Hamasi avalduses öeldakse, sundida okupatsioonivõime täitma kõiki oma kohustusi esimese etapi raames, lõpetada kõik rikkumised, lõpetada tapmised ja sissetungid ning samuti kiita heaks relvarahu plaani teise etapi teekaardi. Samal ajal täpsustavad Axiossi allikad täna, et Hamasi esindajad ütlesid otse Jared Kushnerile, et nad alustavad desarmeerimist ainult sel juhul, kui Netanyahu astub välja ja kinnitab avalikult oma pühendumust plaani tingimustele. Kuid sama väljaande andmetel oli Netanyahu selle ettepaneku vastu ja vaevalt muudab ta oma seisukohta vahetult enne Knesseti valimisi. Rahunõukogu ise loodab, et piisab lihtsalt Netanyahu vaiksel moel veenmisest ilma avalike avaldusteta taastada rünnakute lõpetamine. Kuid Araabia diplomaat arvab, et Hamasi rühmitus vaevalt nõustub relvitustamisega ilma just avaliku, mitte tagatubades tehtud, vaid avaliku Iisraeli peaministri avalduseta. Nüüd sellest, miks see kõik tekitab pinget mitte ainult Gaza sektori ümber, vaid ka Donald Trumpi staatuse ümber Iisraelis. Mitmed Netanyahu poliitilised vastased, sealhulgas Eisenkot ning endised peaministrid Naftali Bennett ja Yair Lapid, on mures sellepärast, et Trump võib siiski toetada praegust juhti Netanyahut, mis, nagu te mõistate, ei ole neile kasulik. Opositsioonipoliitikud edastasid ühiste sõprade, doonorite ja teiste liitlaste kaudu Donald Trumpile ja tema meeskonnale kulisside taga sõnumeid üleskutsega säilitada neutraalsus. Samalil on Trumpi enda populaarsus Iisraelis, mis veel hiljuti oli erakordselt kõrge, viimase 3 kuu jooksul samuti kõikuma löönud. Selle põhjuseks on leping, mille ta allkirjastas Iraaniga ja otsus taanduda sõjast pärast seda, kui see leping oli rikutud. Ehk siis Trump tõmbas kõik sellesse sõtta ja lahkus järsult. Israellasi ärritavad samuti piirangud, mille Trump on kehtestanud Iisraeli enda operatsioonidele Iraanis, Gaza sektoris, Süürias ja Liibanonis. On märkimisväärne, kuidas Trump ise väldib otsest vastust küsimusele, kas ta toetab Netanyahut. Ajakirjanikud on temalt viimase paari nädala jooksul juba 4 korda küsinud Netanyahu toetamise kohta ja iga kord on ta kõrvale hoidnud. Mõnes viimases intervjuus kiitis Trump Netanyahut kui suurepärast sõjaaegse peaministrit, aga iga kord rääkis ta temast justkui minevikus, et ta oli, ta tegi, ta oli kunagi vinge. Ning kuigi Iisraeli ametnike sõnul Trump tõstatas Netanyahu armuandmise küsimuse privaatselt nende viimasel kohtumisel, kuid avalikult pole ta seda teemat juba mitu kuud puudutanud.
ja viimane asi, miks see kõik üldse nii oluline on just Donald Trumpi enda jaoks, mitte ainult Iisraeli sisepoliitika jaoks. Valimised Iisraelis on tema Lähis-Ida päevakorra jaoks kriitilise tähtsusega. Tema presidendi aja viimase 2 aasta jooksul, eriti arvestades, et Iraani kriis on jäänud seisma. Pole ei kokkulepet, rahu ega sõda. Trump soovib samuti edasi viia oma Gazaga seotud rahuplaani, saavutada edusamme Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimistes, sõlmida julgeolekulepe Iisraeli ja Süüria vahel ja mis kõige tähtsam, saavutada ajalooline kokkulepe Iisraeli ja Saudi Araabia vahel. Trump ise ja tema meeskond on siiani Iisraeli poliitilisest kriisist traumeeritud. 2019. aastal, mis viis 3 järjestikuse valimistsüklini. Ja nagu te mõistate, osutus see lihtsalt kaotatud aastaks Lähis-Ida diplomaatiale, sest seda on võimatu ajada, kui Iisraelis endas ei ole selge, mis toimub. Ja täna teatas üks kõrgetasemeline Ameerika ametnik. Valge Maja ei kavatse mineviku vigu korrata ega lase Iisraeli sisepoliitikal taas kogu oma piirkondlikku päevakorda blokeerida. Nii et nagu öeldakse, kõik on veel ees. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldimisnuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.